Tere! Siin videos ma näitan, kuidas veebimajutuses luua alamdomeen ja kuidas paigaldada WordPress. Nii, kõigepealt siis leia üles, isegi kui sa oled töölaual, siis jällegi, kui sul on mitmeid kontosid, mitmeid domeene, siis vali õige konto, õige domeen. Ja siis mine selle domeeni peale ja antud juhul siis alamdomeenist rääkides on meil vaja veebiserver üles leida. Ja siis siit omakorda otsi üles alamdomeenid. Ja siin juba väljad ootavad täitmist. Et taaskord, kas teed ajutist, siis tegelikult väga vahet ei ole, mis nime sa siia paned. Aga kui teed sellist alamdomeeni, mis jääb kasutusel, siis loomulikult tuleb see vastavalt siis teemale. Nimi välja mõelda. Nii, siin ta tahab seda kataloogi nime ka. Mina olen teinud tavaliselt nagu mõlemad sama nimega, et siis on nad mul hiljem, eriti kui mul neid mitu on, siis ma eristan neid. Aga õigus, nüüd mul tuli meelde, et mul siin see üks test oli olemas juba. Nii et praegu panen teise nimega. Ja vajutan lisa. Ja ongi olemas. Ja siin on ka see koht, et juhuslikult, kui neid juba varem oli mitmeid erinevaid tehtud, et siin saad kõike allata, mida vaja pole, siis hiirega ringi liikudes tekib prügikasti märk ja läheb ära kustutamisele. Nii tehtud, aga siit siis edasi liigume, et kuidas siis WordPress laadida. Veebimajutuse puhul siis tuleb minna siis menüüs nimega koduleht. Ja jällegi, kui sul juba on siin midagi olemas, siis seda siin ka kuvab, kui mitte, siis on siin tühi koht ja ütlebki, et WordPressi kodulehe laadimine. Ja otsid üles nupu siis loo uus WordPress. Siin siis sisestad enda selle kasutaja nime nii-öelda, e-maili, kus sa soovid, et antud lehega seotud info läheb, et kui siin on midagi muud, võid ära vahetada. Ja jällegi siis tähtis koht, et õnneks on siin hoiatus ka, et sellel domeenil juba on WordPress olemas. Ja valid siit siis selle teise domeeni, on ta siis alamdomeen või põhidomeen. Ja antud juhul võtame siit selle test ja lähen siit edasi. Ja siin etapist nüüd jällegi siis oleneb ka kaks varianti. Üks variant siis luua nii-öelda AI abil, see on see esimene siis, mis on nimega kiire ja lihtne, kus siis samamoodi saad kasutusele siis, kui me nüüd räägime sellest disaini poolest, siis saad Gutenbergi ehk siis, mis on tegelikult siis WordPressi enda editor. Et jällegi, kui soov on kindlasti Elementorit kasutada, Astrat kasutada, siis esimene variant ei sobi. Aga siit siis valid ühe variandi, lähed edasi. Ta pakub siin mõningaid, see on see veebimajutuse enda siis kodulehe turvakaitse, kodulehe statistika. Oletame, et neid praegult ei taha ja siis ta hakkab paigaldama seda. Ja olemas. Paneme siit hetkel ei taha salvestada ja nüüd jällegi oleneb, kui palju sul neid oli siin juba, vali õige koht ja liigume WordPressi, et näiteks siit. Ja taaskord, et kuna me valisime siis selle AI abil lehe loomise, siis natukene oleks vaja talle sisendit anda. Et see minu koduleht siin esimene pealkiri kindlasti ei sobi, vaid siin nüüd tuleks siis kirjeldada, et millest sinu äri koosneb, toimib. Paneme siin keraamika koolitused.
Ja järgmine on siis, kus sa võiksid siis põhjalikumalt selgitada, kellele mõeldud, sihtrühma ja nii edasi. Seda võib ka väga vabalt muidugi AI abil teha, ehk siis omakorda näiteks ChatGPT lasta koostada. Aga ma panen praegu siia paar lihtsat lauset ära ja saame edasi minna. Nii, siis mis ta siin veel küsib, et anna talle mingi toon, et oled sa siis sõbralik, inspiratsiooni, allikas, veenev, paneme siin 3 näitajat talle külge, aitab küll. Ja lähen järgmise peale. Ja siin etapis siis on valikvastused, et mõtle siis läbi, kas sa tahad sellist one page'i, kus siis on ainult üks leht, kus eraldi ei avane meist leht, kontaktileht, galeriileht või sa tahadki neid mitut lehte, et iga teema puhul see avaneb eraldi sisulehte. Kas soovid, et külastajatega ühendust saaksid võtta, et ma arvan, et siin võiks ikkagi jah panna. Kas broneeringuid on vaja või ei ole vaja, näiteks kui ei ole, paneme hetkel ei. Ja viimane, kas kliendid saavad teie ettevõtted koha peal külastada, kui oled veebiäri, siis loomulikult paned ei. Antud juhul oli tegemist siin koolituskeskusega ehk siis füüsilise asukohaga, panen jah ja liigun edasi. Ja nüüd selles etapis võtab mõnevõrra aega, et varu kannatust, aga nüüd ta kujundab sulle mitmeid malle siis. Ja praegult läks muidugi väga kiiresti. Ja neid on siin ühesõnaga mitukümmend, 50 pluss peaks neid siin vähemalt minu teada tulema, võib-olla natuke siin mõtlevad, aga omajagu, et siin siis välja selekteerida see, mis sulle tundub sümpaatne. Ja selleks võta ka rahulikult aega, mina praegult hetkel valin siit ühe ära, võtangi äkki selle esimese ja vajutan järgmine. Ja juhul kui kuna selles etapis sa nüüd näed rohkem seda lehte, milline ta siis sai, esiteks näed seda esilehte lõpuni ära, siis blogilehe, võta ühendust ja nii edasi ja kui juhtub, et ei meeldi, siis saadki siit tagasi minna ja võtta järgmise. Võtame siis selle. Aga oletame, et siis praegult kõik sobib ja anname talle siit siis käskluse ja liigume edasi. Ja jällegi nüüd läheb natukene aega, kuniks ta siis seda lehte sätib paika WordPressis. Ja valmis. Nii. Ja valmis ta saigi. Ja mis siis edasi? Et edasi vaata võid huvi pärast siis kõik need lehed läbi käia, vaadata, kuidas esmamulje on, pole halb kusjuures. Ja kui midagi ei meeldi, siis sellest ei ole hullu mitte midagi. Et suunangi siis kohe sind siia WordPressi siis admin paneeli ja enamus nüüd siis tegevused, ütleme nii, kui sa nüüd soovid need disaini muudatusi teha, need võib siit ära kustutada. Käib siis kas siin lehtede all või siis nüüd tekkiski sul selline koht nagu see Site Assistant. See Site Assistant nüüd ongi siis AI põhine siis WordPressi siis nii-öelda teema. Ja enamus asjad, mida sa näed, et ongi siin samas menüüs, et need võib siis siit läbi käia.
et noh, näiteks saad veel mingeid pilte lasta tehisintellektile luua, ei sobinud need pildid, mis ta esialgu lõi sulle, annad uue kästluse, teeb uuesti. Disainiteek võib-olla on selline ka vajalik asi, näiteks lähen siia peale, natuke siin mõtleb, aga siin selles disainiteegis on, vaadake, siin on mingi ligi 10 siis kategooriat, ma olen praegu selle kõik peal. Eesti keeles küll natuke kohmakas tõlge, aga sisuliselt siis on siin valmis plokid, nii et oletame näiteks, et soovid kuskile, siin on see logode plokk, et oletame, et soovid lisada kas siis koostööpartnerite klientide logosid, siis saad valmis ploki siit, vahetad logod ära ja ongi olemas. Muidu kogu selle ploki loomine võtab natuke rohkem aega. Nii, aga lähen siis praegu tagasi ja ei salvesta neid. Siis logo, suure tõenäosusega ei pruugi sobida AI logo, et siis sellest ei ole hullu mitte midagi. Vajutad siit näiteks asenda ja nüüd siis jällegi 2 varianti, kas lähed ja laed oma arvutist ülesse, vajutad siia peale või kui ta sul juba oli ennem laetud, vajutad meediateegi peale ja vahetad logo ära. Lisalehti, et soovid uue lehe lisada, et siin jällegi oletame nüüd, et tahad mingit konkreetset lehte, et näiteks meeskond või meie tiim ja natuke kirjeldad ka, meid on 3 koolitajat. Ja loolehte. Ja valmis. Palun väga. Ei teinud küll väga täpselt nagu ikka AI, et alati päris täpselt 100% ei tee, aga sisuliselt ikkagi suure töö tegi ära, et siit juba edasi minna. Aga ühesõnaga, kui sa siit alt nüüd oled need põhiasjad ära käinud, logod lisanud, mõne lehekese lisanud juurde, siis üldiselt see ülejäänud, et kui sul juba ka ongi WordPressi ehitamise kogemus ka olemas, siis tavapärane on ikkagi siit lehe kaupa nii-öelda ja vajutad selle peale, et muuda näiteks ja siin siis oletame, et kas nüüd hakkad tekste muutma, ei sobi tekstid, tahad pilte vahetada, võib-olla ei sobi need AI pildid, et valid enda omad. Siis ülejäänud on siis WordPressi nii-öelda enda editor Gutenberg ja kuidas nüüd siis soovid, kui sa lihtsalt soovid nii-öelda neid vahetada, üle kirjutada, siis teed selle ploki aktiivseks ja vastavalt siis sellele, kas lähed nüüd muutma AI-ga, laed ülesse, ehk siis vaata jälgi neid funktsioone. Ja kui soovid mingit uut plokki vahele, mingid muud widgetit siia juurde, siis avasta see plussmärk. Ja siin plussmärgi all siis on juba neid eraldi widgeteid oi kui palju, et siin esimeses siis kõik tekstiga seotud widgetid, allpool siis järgmine tähendab kategooria meedia, video, pildid, galeriid ja nii edasi. Et valikut on palju ja oled midagi leidnud, mis sobib, siis nagu ikka lohistamise meetodil, drag and drop meetodil, lohistad õigesse kohta ja kirjutad sisu, kas siis või lisad, kui me räägime piltidest või siis videosisust. Ja nii ongi, ülejäänud on ikka nii, nagu koduleht ehitatakse, leht lehe haaval, plokk haaval, lihtsalt selles AI funktsioonis on siis suure sellise, ütleme kas või siis mustandina võib ka seda võtta, teeb AI kiiresti nagu ära. Aitäh!